Tänases osas räägime Jacques Elluli ideedest propagandast ja see on ajupesu, mida sa tõenäoliselt isegi ei märka. Kuulake seda tsitaati maalt. Vaenlane on meie igaühe sees. Tõsiselt mõtlema panev, eks? See ei räägi mingist kaugest vaenlasest, vaid sellest, mis toimub siinsamas meie endi peades. No ilmselt esimene mõte on, et see on mingi diktatuuride jutt, eks ole. Aga mis siis, kui ma ütlen sulle, et sa eksid? Et see propagandavärk ei ole üldse ainult nende teema. Tead, juba 60-ndatel ütles üks prantsuse mõtleja välja midagi päris hullu, et propaganda on nagu õhk, mida me hingame. Iga kaasaine ühiskond, kaasa arvatud meie oma, vajab seda, et üldse toimida. Ja kõige hullem on see, et me ei panegi seda tähele. Okei, lähme siis asja kallale. Esimene peatükk, propaganda ei ole see, mida sa arvad. Ja see mõtleja, kellest ma rääkisin, tema nimi on Jacques Ellul. Ja huvitav on see, et ta raamatu pealkiri oli propagandes mitmuses. See juba viitab sellele, et asi on keerulisem, kui me arvame. Aga kes see Jacques Ellul üldse oli? Noh, kujuta ette üht prantsuse professorit, tõelise intellektuaali, kes kirjutas oma elu jooksul üle 60 raamatut. Tema kõige kuulsam teos on ilmselt tehnoloogiline ühiskond. See on oluline, sest tema mõtted propagandast ei tulnud tühja koha pealt. Need on otsene jätk tema tehnoloogiakriitikale. Kõik on omavahel seotud. Ja siit tulebki see pauk. Elluli väide oli radikaalne. Propaganda pole mingi viga süsteemis. Vastupidi, see on moodne ühiskonna vundament. Tema sõnul ei saa ükski riik tänapäeval, olgu see demokraatia või mitte, ilma selleta hakkama. See lööb täielikult puruks selle mugava mõtte, et propaganda on ainult nendel, seal kaugel, mitte meie probleem siin. Okei, aga kuidas see siis välja näeb? Lähme teise osa juurde. Propaganda mitu nägu. Ellul jaoks ei olnud propaganda mingi üks ja ainus asi. Ei, see on keeruline süsteem, millel on, mitu erinevat nägu ja ülesannet. Et sellest aru saada, vaatame, kuidas Elluli idee erinevas varasemast. Varen oli levinud see niinimetatud süstlaneela mudel. Mõte, et sõnum lihtsalt süstitakse otse inimeste aiu. Aga Ellul ütles, et see on liiga lihtne. Tema metafoor oli palju kavalam. Põllu kündmine. Sa ei saa lihtsalt seemet maha visata. Sa pead enne mulla ette valmistama. See põllu kündmine, see ongi see, mida Ellul nimetas eelpropagandaks. See on geniaalne. Eesmärk pole sind kohe milleski veenda. Eesmärk on sind ette valmistada. Luua sinu peas märkamatult pinnas, tekitada teatud refleksid, müüdid, eelarvamused, et sa oleksid hiljem päris propagandale palju vastuvõtlikum. Siin on üks väga hea näide ajaloost. 1928 aasta Hiina. Koolilastele hakati õpetama, et sõna imperialist on sõimusõna. Mõtte, lapsed ei teadnud isegi, mida see tähendab, aga neile tooti pähe refleks, see sõna on halb, see on ohtlik. Ja voilà, pinnas oligi järgmiseks sammuks ette valmistatud. Aga see eelpropaganda on alles jäämäi tipp. Ellul tõi välja veel mitu tüüpi. On olemas sotsioloogiline propaganda. See on kõige salakavalam, sest see on see, kuidas ühiskond ise oma elustiili propageerib, ilma et me arugi saaksime. Mõtle kas või sellele Ameerika unelmale Hollywoodi filmides. Siis on integratsioonipropaganda. See on juba teadlikum, kui riik näiteks koolis rahvuslikke väärtusi edendab, et meid kõiki koos hoida. Ja siis on muidugi see klassikaline agitatsioonipropaganda. See, mida me tavaliselt propagandaks peamegi. See, mis kasutab viha ja hirmu, et inimesi tegutsema panna. Ja see viibki meid tänapäeva. Kuidas see masinavärk siis töötab? 3. osa. Kaasaegne propagandamasin. Ja Elluli jaoks oli vastus ühene. Tehnoloogia. Vaatame näiteks Prantsuse presidenti Charles de Gaulle'i. Tema esimene teleesimene aastal 58 oli täielik katastroof. Ta nägi välja vana ja väsinud, aga ta õppis sellest. Ta tegi täieliku muutuse. Ta õppis oma kõned pähe, et saaks vaadata otse kaamerasse, otse inimestele silma. Ja tead, mida ta veel tegi? Ta palkas Brigitte Bardot meigikunstniku. Ta sai aru, et televisioon on uus võimas relv ja ta kavatses seda kasutada. Ja see lugude koolist viib meid Elluli järgmise geniaalse metafoorini. Tänapäeva propagandist ei ole sooloartist, kes mängib ühte pilli. Ei, ta on orkestrijuht. Ja mis pillid on selle dirigendi orkestris? Absoluutselt kõik, mis vähegi häält teeb. Igal meediakanalil on oma kindel roll.
ajakirjandus mõjutab haritud eliiti, raadio, see on ideaalne emotsioonide kütmiseks, aga telekas ja kino, need on raske kahurvägi. Need loovad sügavat pikaajalist tingimist, müües meile elustiile ja väärtusi. Ja tõeline meister ei mängi kunagi ainult ühte neist. Ta juhatab need kõiki korraga, luues äiusliku sümfoonia. Okei, aga nüüd jõuame selle teooria kõige ebamugavama osa juurde. Miks see kõik nii kuradima hästi töötab? 4. osa, miks me seda salaja tahame? Oled näinud filmi Kakluskluppi? See peategelane, see nimetu kontorirott, Elluli arvates on just tema ideaalne propaganda sihtmärk. Tal on kõik justkui olemas, aga ta on seest täiesti tühi, üksik, ärev. Ja see tegelane ongi Elluli portree moodast inimesest, sinust ja minust. Me oleme üksi keset anonüümset massi, meid on ära lõigatud vanadest tugipunktidest nagu perekond või küla, meile valatakse iga päev peale infot, millest me ei suuda läbi närida ja mis on tulemus, tühjus, ärevus, tunne, et meil pole mingit kontrolli ja me otsime meeleheitlikult midagi, mis sellele kõigele mingigi mõtte annaks. Ja just siin astubki mängu propaganda. See pakubki seda. Ellul nimetas seda väga otsekohaselt psühholoogiline narkootikum. Ja see ongi see kõige olulisem punkt. Me ei ole ainult süütud ohvrid. Elluli väitel on meil endil sügav psühholoogiline vajadus propaganda järele, sest see annab lihtsad vastused, see võtab ärevuse ära, me oleme tihtipeale vabatahtlikud kaasosalijad, kes otsivad just seda lohutust ja mugavust, mida see meile pakub. Ja lõpetuseks, miks me üldse sellest täna räägime? Miks on need ideed endiselt nii olulised? 5. ja viimane osa. Elluli püsiv pärand. Tead, Ellul ei hõriganud seda kõike tühjusesse. Ta oli teerejaja. Pärast teda tulid teised suured nimed. Guy Debord ja tema vaatemängu ühiskond. Neil Postman, kes hoiatas, et me lõpustame end surnuks. Või Noam Chomsky, kes selgitas, kuidas demokraatias toodetakse nõusolekut. Nad kõik ühel või teisel moel ehitasid Elluli vundamendile. Muidugi, Ellul pole ka kriitikast pääsenud. Mõned ütlevad, et tema propaganda definitsioon on liiga lai, et ta paneb ühte patta nii teadliku manipulatsiooni kui ka lihtsalt üldise kultuuri mõju. Teda on süüdistatud ka liigsest pessimismis, et ta ei usu üldse inimese võimesse vastu hakata. Aga isegi see kriitika ei tee tema ideid vähem oluliseks. Vastupidi, see jätab meid maha ühe viimase väga olulise küsimusega. Mõtle tänapäeva maailmameele. Sotsiaalmeedia, 24/7 uudiste vool, pidev infomüra, kas me oleme selles kõiges tegelikult vabamad või oleme me rohkem tingitud ja mõjutatud kui kunagi varem? Jätan neid selle mõttega.